Tere kuulama, uudistega eetris Rohkede Pelak. Inimarengu aruande esialgsed tulemused näitavad, et Eestis on inimarengus toimunud teatud seisak. Siiski võib tulemust hinnata lihtsalt eelnevate uuringute korrektiiviks, aga tõik, et inimareng on Eestis lakanud, ei ole valitsuse sõnul mitte negatiivne, vaid siiski positiivne tulemus. Inimese areng on Eesti aladel jõudnud lihtsalt lõpule ja välja on arenenud täiuslik inimene, kellel ei ole kusagil enam areneda. Teistel riikidel, kes on Eestis tabelis eespool, areng lihtsalt veel jätkub. Täielikult lõpuni välja arenenud täiuslik inimene ongi olnud riigi üheks eesmärgiks ja sisuliselt on see eesmärk nüüd saavutatud. Ka valitsusel ei ole enam kusagil areneda, tunnistab valitsus ja prognoosib, et huvi täiusliku inimese vastu toob lähiaastatel Eestisse suure hulga välisinvesteeringuid. Valitsus arutab täna ka õpetajate palga ja töökoormuse küsimust ja jõuab tõenäoliselt põhjaliku analüüsi tulemusel järelduseni, et õpetajate palka ei ole mõistlik tõsta. Peaministri sõnul näitavad arvutused, et pidevalt kasvav töökoormus ei jäta õpetajatele aega isegi praeguse palga kulutamiseks. Kui inimesel pole vaba hetk, et poodi minna, siis puudub ka vajadus suurema sissetuleku järele, selgitab valitsuse esindaja, lisades, et vähegi tuntavam palgatõus võiks tekitada ka logistilisi probleeme, näiteks vajaduse puhkeaja järele. Haridusministeerium omalt poolt kinnitab, et lahendus on jätkusuutlik, mida rohkem tööd, seda vähem tarbimist ja seda stabiilsem riigieelarve. Õpetajad pole otsusega veel tutvunud, sest neil olid siis ja on ka parasjagu praegu tunnid. Eestis jätkuvad külmad ilmad ja need on avanud enneolematud võimalused taristu arenduseks. Transpordiamet teatas täna, et lisaks tavapärastele jääteedele saarte vahel on alustatud ettevalmistusi ka Tallinn-Tartu 4-realise jäätee avamiseks juba juuni alguses. Kuna globaalse soojenemise tõttu Eestis enam soojaks ei lähe, ei ole ka enam põhjust asfaltkattega teid hooldada ja on taastuv ja hooajaliselt isetaastuv materjal. Planeeringu kohaselt rajatakse pealinna ja Tartu vahele 2 sõidusuunda kummaski suunas, keskel eraldusriba ja vajadusel lumepallidest müratõkked. Kiiruse piiranguks kavandatakse 110 km tunnis, sulaperioodidel 90. Valitsus kinnitab, et kui pilootprojekt osutub edukaks, ehitatakse kõik Eesti põhimaanteed järk-järgult 4-realisteks jääteedeks. Ja Riigikogu on arutanud erakondadele tehtavate annetuste ülempiiri kehtestamist ja on jõudnud kiiresti järeldusele, et piirata tuleb ka üleannetusi. Vastavalt värskele eelnõule võib erakond teha kuus maksimaalselt 5-6 üleannetust. Täpne arv sõltub poliitilisest kliimast ja tuule suunast. Lisaks on lubatud ka 2 sellist üleannetust, mis välja ei tule. Tingimusel, et need tõepoolest välja ei tule. Seadusandja jättis süsteemi paindlikkust, erakonnal on õigus teha kuni 3 annetust, mis on mõeldud üleannetuste finantseerimiseks. Uue seaduse kohaselt võib ka juriidiline isik teha üleannetust ja teha erakonnale annetust, et katta üleannetuse tegemiseks seotud kulud. Eetris olid uudised.